Kehtiva liiklusseaduse järgi ei ole normaalsetes ilmaoludes udutulede ja lähitulede samaaegne kasutamine lubatud. Udutulede kasutamine koos esituledega on lubatud ainult ja üksnes udust või sajust põhjustatud halva nähtavuse korral. Selline olukord on ääretult haruldane. Vaatamata sellele, et udutulede kasutamine on lubatud lähitulede asemel, ei ole soovitatav sõiduki selline valguslahendus ja just pimedal ajal. Nähtavusulatus udutulede valgusvihus on circa 20 meetrit, mis võimaldab ohutult sõitu vaid kiirusel mitte üle 50 km tunnis. Pimedal ajal üksnes udutulesid kasutav juht peab kohandama oma sõidukiiruse selliseks, et ta suudaks sõiduki peatada eespoolse nähtavusulatuse piires ning kui ta ei pea sõidu jätkamist väljaspool asulat kiirusel üle 50 km mõistlikuks, siis tuleks tal udutuled kustutada ja edasi sõita vastavalt olukorrale kas lähi- või kaugtuledega. Jalakäija ja helkuri nähtavus üksnes udutulede valguses on tulenevalt helkuri tööpõhimõttest ja udutulede reguleeringust oluliselt raskem. Udutulede kasutamine pimedal ajal normaalse nähtavuse tingimustes koos lähituledega on ohtlik juhile endale ja kaasliiklejatele. Udutuled tekitavad sõiduki ette nõndanimetatud valguskardina, mille taga toimiv on juhile halvemini nähtav. Kuna sõiduki esiosa vahetus läheduses on valgustatus suurem, siis reageerib inimese silm sellele viisil, mis vähendab nägemisteravust autost kaugemal asuvate objektide suhtes. Kui me aga tulenevalt halvast nähtavusest kaotame kiirusel 90 km tunnis oma reageerimisteekonnast kas või 1 sekundi, on tulemuseks fataalne kokkupõrge takistusega ja reeglina juhtub see jalakäijaga ning suurel kiirusel. Täpselt samuti mõjutavad juhi nägemisele pimedas vastutulevate sõidukite udutuled, mis põlevad koos lähituledega. Eriti häiriv on vastuliikuja jaoks udutulede kasutamine märja või jääga kaetud tee korral, kus teepinnale suunatud ning ülespeegelduvad udutuled moodustavad täiendava tulede paari. Sõiduki esiosa hele valgustatus tekitab kasutajale endas petliku turvatunde, mis uinutab valvsust ja pikendab reageerimisele kuuluvat aega. Inimese vaateväli seisvas sõidukis on 180 kraadi. Teravnägemise ala on 2-3 kraadine ala vaateväljas. See on ala, mida inimene näeb teravalt. Inimese silm ei ole fotoaparaat, mis pildistab kontrastselt kogu vaatevälja ulatuses. Kiirusel 50 km tunnis on vaateväli kahanenud 180 kraadist poole kitsamaks. Kiirusel 80 km tunnis on sellest alles üksnes 60 kraadi. Milline kasu on maantekiirusel liikuva sõiduki juhile vahetult sõiduki esiosa teepervi valgutavatest udutuledest, kui vaateväli on kahanenud 60 kraadini ning juhi keskmine reageerimisaeg on circa 1 sekund. Seega on hoopis oluline näha teel olevaid objekte, teisi sõidukeid, teel lebavaid esemeid, metsloomi võimalikult varakult, et me suudaks reageerida õigeaegselt ja vastu võtta õigeid otsuseid, kas siis kiiruse vähendamiseks, ümberpaikamiseks või hoopis peatumiseks. Lisaks eeltoodud negatiivsele asjaolule võivad udutuled segada ka vastusõitva sõiduki juhti oma suure valgustugevuse tõttu. Kuigi udutuli tekitab teele võrreldes teiste sõidutuledega suhteliselt ebamäärase valguslaigu, on nende tulede valgustugevus ja pimestusomadused väga suured. Tagumiste udutuledega on aga olukord järgmine. Neid ei tohi kasutada asulateel. Asulavälisel teel tohivad tagumised udutuled põleda vaid juhul, kui nähtavus on halb. Sõidu tuulest üles tõstetud lumi või tolm või pori halvendab oluliselt tulede nähtavust tahapoole. Kuid tagumise udutule väärkasutamine võib samuti tekitada ohtu. Oht peitub selles, et inimese silm harjub tugeva punase valgusega ning kui juht vajutab pidurile, siis tagasõitev juht ei reageeri piduritulede süttimisele, sest tema silmad on niigi harjunud tugeva punase valgusega. Olgem autojuhtidena äärmiselt valvsad tulede kasutamisel, sest siis oleme kenasti nähtavad ise teistele autojuhtidele ning omame head ülevaadet maanteel toimuvast ka ise.